KredExis raha taotlemine algas juba 4 aastat tagasi, kui kortermaja üldkoosolekul oli probleem kortermaja seisukord, mis igapäevaselt lagunes ja lagunes ja lagunes, et kas me hakkame teda remontima etapiti või teeme täisremondi. Nii kuidas meil endal parem on ja üldkoosoleku otsus oli tookord, et me teeme täisremondi. Meil oli väga tõhus juhatus, kes ikkagi nägi ja kes igapäevaselt aitas mind selle protsessi läbiviimisega. Arvestades seda, et siin kortermajas on 120 korterit ja üldkoosolekul käib kuskil 25-30 inimest, korteri omanikku, siis selle protsessi läbiviimine on ikka väga keerukas. Antud majal oli protsent, mis me KredExis saime taotleda 40. See on ikkagi märkimisväärne summa selle kortermaja renoveerimise maksumusest. Kortermaja renoveerimiseks me võtsime endale konsultandi. Temaga meil protsess ikkagi jätkuvalt töötas küllaltki hästi. Renoveerimise eesmärk oli võimalikult hea energiasääst saavutada. Selleks me paigaldasime uue fassaadi, uue soojustuse, uue katusesoojustuse, uue päiksepaneelid, küttesüsteemi renoveerisime, sokli renoveerisime. Sisuliselt me tegime täislahenduse, mis ühest majast võtta annab. Aga me eeldame, et küttekulud vähenevad 60%. Tegelikkuses ega see küttekulude vähenemine võib-olla ei olegi siin korterite kõige olulisem nüanss. Kui me võrdleme ikkagi sellega, et sisekliima, kui me paigaldasime uue ventilatsiooni, on tunduvalt parem. See tähendab seda, et inimeste eluiga ka muutub sellega tunduvalt pikemaks. Ja inimesed on, kortermaja elanikud ja Võru linna elanikud on väga rahul selle maja välisilmega. Antud maja pidi olema tänases momendis Võru linna kõige ilusam maja ja jääb väga paljudele silma. Kuna antud maja on hästi suur maja meie Võru linna kohta, siis selliste majade puhul planeerida renoveerimise protsessi algus kevadesse, siis on lootust, et ta jõuludeks on valmis. Et 9 või 10 kuuga valmis, et ta jääks täielikult protsess talvekuudesse. Et siis on väga raske nii ehitajatel kui maja korteri omanikel selles protsessis osaleda. Ja antud kortermajal eelnevalt energiamärgist ei olnud. Üldkoosoleku otsus oli, et me tahame saavutada vähemalt C-energiaklassi. Antud renoveerimisega me sellelt C-klassi väga hästi saavutasime. Viimastel aastatel on Kagu-Eestis rekonstrueerimistoetust saanud ligi 100 korteriühistut. Sealhulgas on korda tehtud kultuuriväärtuslikke korterelamuid. Rõõmu teeb, et mõeldakse oma kodust laiemalt, rekonstrueeritakse ka naabruskonna põhisena. Riik pakub igakülgset tuge, nõustamisteenust, rekonstrueerimistoetust, laenukäendust ja laenu. Rekonstrueerimisalast teavet saab renoveerimisportaalist kodudkorda.ee.